tere! Täna me loeme Taylor Swifti raamatut. Selle autor on Maria Isabel Sánchez Vergara ja selle on joonistanud Borghild Valberg. Ja ma loen seda sellepärast, et me pidime koolis lugema mingit eluloolist raamatut. Nii. Ühes Ameerika Ühendriikide Penislava osariigis asuvas Kuusetaluus elas väike tüdruk Taylor. Ta uskus ükssarvikuid ja muinasjutte, kuid kõige rohkem seda, et laulud võivad rääkida lugusid ja muuta maailma. Taylori vanaema oli ooperilaulja ja ka tema vanemad armastasid muusikat. Ühel päeval viisi tema ja isa tüdruku kantrimuusikakontserdile. Taylor oli vaimustatud nii muusikast kui ka sellest, kuidas artist laulude kaudu oma tundeid väljendas. Peagi vedas Taylor oma vanemaid kohalikele laatadele, festivalidele ja karaokevõistlustele, hüpates lavali alati, kui selleks võimalus avanes. Ta võttis ka laulmise näitlemistunde ning esines rõõmuga kodukoha rahvateatri muusikalides. Ometi tundis Taylor end koolis üksikuna. Teised õpilased ei arvanud, et kantrimuusika on äge ning mõni neist heitis nalja Taylori kauboisaabast üle. Aga isegi kui inimesed ei suhtunud temasse hästi, oli Tayloril muusika ning ta pürgis visalt oma unistuse poole. Kui Taylor oli 11, laulis ta ja salvestas oma lemmiklaulude kavereid, pannes igasse nooti kogu oma hinge. Ta viis demo kantrimuusika pealinna Nashville'i. Et teiste seas välja paista, peab leidma päris oma hääle, mõistis Nashville'is. Kodus tagasi õppis Taylor kitarri mängima ja hakkas kirjutama oma laulu omaenda elust. Esimese laulu nimi oli Lucky You ja see rääkis suure südamega väikesest tüdrukust. Üsna varsti oli Tayloril pea täis uusi ja viise ja sõnu. Pärast ühte esinemist tegi plaadifirma Taylorile ettepaneku anda välja album. Temast sai kantrimuusika ajaloo noorim esikohaloo autor ja esitaja. Laulul oli avameelne, terane ja naljakas. See meeldis kõigile. 20. sünnipäevaks oli Tayloril välja antud juba oma teine album Fearless ehk siis kartmatu. See võitis 4 kõige tähtsamat muusikaauhinda Grammy't. Taylori vanemad olid tema üle väga uhked. Tema teekond megastaariks oli alanud. Muidu, selle nimi on Grammy, lihtsalt mulle meeldib öelda Grammy. Taylor kasvas koos oma fännidega. Talle meeldis laulusõnadesse ja muusikavideodesse fännidele salajasi sõnumeid peita. Enne oma 5. albumit 1989 ilmumist kutsus Taylor fänne 98 kauba oma koju albumit kuulama ja küpsiseid sööma. Elu rambivalguses võib olla karm, ükskõik mida Taylor ette ei võtnud, alati oli kellegiga midagi mürgist öelda. Taylor võttis aega enne, kui ta mõistis, et ainus, kellele heakskiitu ta vajab, on ta ise, sest peal oli ta tugevam kui kunagi varem. Taylor tegi pop, rock, elektroonilist ja folkmuusikat. Siiski leidis ta aega ka oma maailmas ringi tuurida.
lavastada muusikavideosid, kõnelda südamelähedastel teemadel ning hoolitseda oma kasside Merth Gray, Olivia Bensoni ja Benjamin Buttoni eest. 20 aasta pärast oli esimese laulu avaldamist läks Taylor ajalukku sellega, et hoidis esimesena enda käes USA tähtsaima muusika edetabeli esikümne. Kõiki kohti, kuigi tema albumite ja auhindade arv muudkui kasvas, oli Taylor peamine eesmärk olla hea inimene. Ja nii viibigi Taylor väikene tüdruk, kes uskus muinasjutte viisakalt ellu oma kõige julgemaid unistusi. Ta on oma põlvkonna silmapaistvamaid lauljaid. Ta on meie maailma üks kõige silmapaistvamaid lauljaid ja sõber miljonitele fännidele, kes tunnevad, et ta laulab ka nende elust.